Tere, head kuulajad! Proovin siis siin selle väikese maratoni läbi teha mulle antud aja sees. Ja kõigepealt alustades sellest, et inimene ei ole bioloogia, inimene tõesti ongi eriline ja see ongi põhjenduseks, miks ta vajab kasvatust. Euroopaliku kultuuriruumi inimest on saatnud 3 küsimust aegade algusest: kes me oleme, kust tuleme, kuhu me läheme. Vaid inimene üksi oskab niimoodi küsida, teadvustab oma minasust, võimalusi, iseloomu, ajalikkust, valikute paratamatust ja kujundab seda ühiskondlikku ruumi, kus elame. Ning edasi küsimus, milliseks inimeseks peaksin ma saama, on samuti üks põhiküsimusi, mis siis noori inimesi nende kasvamise teel saadab. Inimese osa on siis tegelda oma ebatäiuslikkusega ja püüelda täiuslikkuse poole. Ühesõnaga, kasvatus ei ole välditav, kasvatus lihtsalt on oma põhiküsimustega, kes inimene on ja milliseks peab ta saama. Ja siinjuures siis 2 küsimust, millele keskenduksin, mis sõltub kasvatusest, ja teine, millest sõltub kasvatus ning kuidas nende asjadega meil Eestis täna lood on. Kõigepealt kasvatusest sõltub, kõik me teame, indiviidi käekäik ja nimelt see, millised isikuomadused temas välja kujunevad, millistest traumadest ta osa saab, soovide iseloom, orientatsioonid, väärtused, eneseregulatsioon ja nii edasi. Nii et ütleks, kasvatus ja inimsaatus on tihedas omavahelises seoses. Ja sõltub ka teiste omataoliste inimeste käekäik nende lähikonnas ja terve teisalt. Sõltub kultuuride käekäik, kultuuride olemine ja laad, kultuuri väljavaade säilida ja jääda kestva võlgneb tänu kasvatusele. Ja me justkui ei tunnista seda eriti. Hermeneutikud on öelnud, kasvatus on kultuuris olev jõud, tema läbi saab kultuur kinnituse, säilitab oma õigustuse, saavutab õitsengu või siis loojub. Kultuur kas pakub pinnase, mis toetab eluusku või võtab selle pinnase. Ja teadaolevalt ka kultuuridel on oma elukaar, stagnatsioon, sisemise jõu kadumine, iseasi, kas see sisemine jõud kaob tahtliku tegevuse, kogemata tegevuse või elujõu kadumise tulemusel. Kasvatuse märgistatud on ka ühiskond, nii et normistik, mille raamistikus asjad juhtuvad. Moraal ja normistik on siis ühiskondade enesekaitse ja kõikidel aegadel on vale, vargus, reetlikkus ja pahelisus olnud taunitud, sest kui see nii ei oleks, siis lõppeksid ka inimliku koosolemise vormid. Kasvatuse abil õpib inimene tundma head ja kurja, hea kasvatuse abil kogeb ka nende tagajärgi. Ja tänaseid peamisi küsimusi on, kas suudavad uued sugupõlved järjest vastuolulisemaks muutuvas maailmas ja ühiskonnas tajuda, mis toimub ja võtta toimuva eest vastutus enese kanda. Ehk millised täiskasvanud neist saavad, kas nad jaksavad seda ühiskonda edasi hoida ja arendada. Ja viimasena, kasvatus sõltub looduse käekäik, planeedi elurikkuse seisund ja on ainult hea, et seda järjest rohkem teadvustatakse. Järelikult kasvatuse tähendus on eksistentsiaalne, vajab kultuurilist ja ühiskondade hoolt. Ja veel kokkuvõtlikult siis sõltub temast inimindiviidide käekäik, kultuuride käekäik, ühiskondade käekäik, looduse käekäik ja üleüldse tulevik tervikuna. Just kasvatus on ehk kõige enam väärtustest laetud inimelu ilming. Selle kaudu väärtused säilivad või siis väärtused kaovad. Täna on põhjust küsida, mis on meid siia toonud, kus justkui kellelgi pole enam hea ning ohus on nii inimene, kultuur, ühiskond kui loodus. Ja siit edasi tuleks küsida, milline osa on selles kõiges olnud kasvatusel, millise pinnase
me pakume noorsoole täna ja miks räägime me kasvatusest nii vähe. Ja nüüd, kuidas siis meil kasvatust koheldakse? Taaskord kasvatus on tehtud nähtamatuks, kasvatuse ja pedagoogika mõisted on ülikoolide kontekstis ja ka ministeeriumide avalikkusega suhtlemise kontekstis marginaliseeritud ja tõrjutud. See on midagi, mida me peaksime häbenema, nii nagu meile pidevalt süstitakse iga päev, et me peame häbenema oma rahvust, seda, et oleme eestlased. Ülikoolides on kasvatusteaduse välja vahetanud nii-öelda haridusteadused, mis inglise keele mõjul loetud ülimuslikuks ja on unustatud, et haridus saab olla olemas vaid kasvatuse toel. See ei ole minu väide, see on kasvatusteaduste baasküsimusi või baasväiteid. Inimkäsitlustest me enam ei räägi, inimesest on saanud bioloogia, inimesest on saanud mehhanism ja tänases ideoloogias inimene on pädevuste süsteem. Peategelaseks on kujunenud ennastjuhtiv õppija, kus juures välditakse küsimusi, miks, mida ja mille nimel ta õpib. Need justkui ei ole kõnelusi väärt. Ebakindlas kõike lubatavuses jäädakse noortele võlgu olulistes eksistentsiaalsetes küsimustes. Kas ja miks on maailm elamisväärne paik, miks elu väärib elamist ja milline see elu olla võiks? Kadunud on väga olulised uuringud, mis olid olemas ka nõukogude ajal. Koolitegelikkuse uuringud, noorte elutegelikkuse uuringud, väärtusuuringud, maailmavaate kujunemise uuringud, õppekava uuringud. Ja kui nad kuskil ongi olemas, siis nende tulemused lähevad laia ilma ingliskeelsete indekseeritud väljaannete väljadele, aga mitte meie oma kultuuriruumi. Enesekoloniseerimine, mille sees me ju elame, on just nimelt kasvatuse küsimus. Ja nii kogu oma teadlikku elu mäletan avalikku muret meie rahva kestmise pärast ja kogu aeg on saatnud alateadvuses, et meid on liiga vähe, et homsest julgelt kõneldakse. Ma arvan, see tunne saadab paljusid, aga samas võetakse lahtisel käel omaks ideoloogiad, mis aina kahandavad meie elulootust. Siin on see transsoolisus, soodüsfooria, see, et laste sünnitamine kahjustab planeeti, kohustuslik sallivuse ideoloogia, pärani väravad kõigele võõrale, oma rahvuse häbenemine, oma alaväärsus ja nii edasi. Ning selle kaasand ka eesti ainese drastiline vähenemine koolide õppekavades. Võimuhirm, mida kultiveeritakse ja praegu uue ohuna pea kohal eesti-vene segakoolid ja maakoolide intensiivne sulgemine. Tahaks küsida, miks me endaga niimoodi teeme, mis vääriks meie mentaliteetides muutust. Ja teine küsimus, millest sõltub kasvatus? Kõigepealt lihtne lugu, ta sõltub ju täiskasvanutest. Kes on tänased täiskasvanud, millesse nad usuvad ja loodavad, kuivõrd usutavad nad on noorsoole, kas nad suudavad kanda vastutust? Sest kasvatuse tuum on vastutus. Kasvatus tähendab kõigepealt täiskasvanu vastutust noore sugupõlve eest, et kujuneks vastutusvõimeline uus põlvkond. Aga täna, ja need trendid muide on kõik rahvusvahelised, need ei ole üldse Eesti trendid, millest ma siin räägin, selle üle muretsevad, mõtlevad inimesed ka rahvusvahelises kasvatusteaduste kogukonnas. Ja tänase täiskasvanulikkuse puhul on kõneks täiskasvanulikkuse kadumine, vanemaealised inimesed ei pruugi enam olla head, kõike mõistvad ja niisugused toredad, targad inimesed, vaid ka üldse umbe jooksnud, kitsalt mõtlevad egoistid, tungide ja hetkeemotsioonide prioriteetsus, lühiajalised naudingud ja nii edasi. Nii et väga palju sellist fooni on, mis kaotab täiskasvanulikkust. Edasi, kasvatuse käekäik sõltub tema positsioonist ühiskonnas ja kultuurist, tema nähtavusest, mõistmisest, uurimisest, teadvustamisest.
ja ka noorte vastuvõtuvõimest ja respektist selle vastu, mida noorteni viiakse. Sama võib rääkida ka rahvusküsimuste üle. Kasvatuse käekäik sõltub mälust ja on niisugune mõiste nagu pedagoogia perennis, see on siis üle aegade ulatuv igavene pedagoogika, mille järele on küsinud inimkonna suured mõtlejad aastasadade jooksul ja täna oleme me olukorras, kui see liin on katkenud, ehk need inimkonna suured küsimused ei ulatu enam ei meie teadusse, ei ka meie koolidesse, ei ka mitte meie noortesse. Nii et need küsimused siis nagu igihaljad teemad, nagu inimese enesetundmine, moraalsus, minasus, enesekasvatus, harmoonia, mõistuslikkus, vastutus, tarkus, loov, vaimne tegevus ja nii edasi. Ehk see, et inimene saavutaks selle, kes ta potentsiaalselt on, kuhu tema areneda võiks oma täiusliku inimlikkuse, see on elimineeritud praegu. Ja veel loodus ei tea, mida ta inimesest tahab, on väitnud pedagoogikaklassik Johann Herbart ja inimeseks ei saada ilma kasvatuseta. Tänane päev on katkestuste kultuur väga paljudes eluvaldkondades ja see on rahvusvaheline termin. Ja nüüd, kui tulla siia, siis inimelu on taandatud toimetulekule ja kohanemisele, et võim võiks toimetada nagu tahab ja ohtu ei oleks. Inimest nähakse kui perutavat bioloogiat ja kui loogiliselt suunatavat masinavärki, aga mitte kui vaimset olendit. Tänaste ametlike guurude intellektuaalne suur saavutus on, et aju õpib. Iga kord, kui ma seda kuskil kuulen, meedias oleks nagu saaks piitsaga üle näo, sest see alandab inimest. Mitte aju ei õpi, vaid õpib siiski inimese minasus, tema vaimsus, tema see inimlik substants temast. Hariduses peamiseks on saanud pädevuskesksus, teaduses ja õpetamises meetodikesksus. Ja nii seisama globaalse kogukonnana küsimuste ees, kas inimkonnal on tulevikku, kas planeedil on tulevikku, kas meie rahvusel, kogukonnal, suguvõsal on tulevikku. Kui otsida, kust võiks veel leida lootust, jõuame taas ja taas kasvatuse juurde. Ehk seda teed, mis meid siia tõi, just kui me ei peaks enam käima, või siis taasavastada uues tähendusmustris inimkonna unustatud vaimne pärand. Püstitaks küsimuse, milline võiks olla see uus tee. Tänan kuulamast!